Tallinnasse külla Ingale. Ja meie tänaseks teemaks on emadus. Et me mõtiskleme ja arutleme täna selle üle, mida on emadus meie elus muutnud. Minu tütar saab peagi 10-aastaseks ja sinu poeg saab ka 10-aastaseks. Et 10 aastat oleme me mõlemad olnud emad. Et kui ma nüüd küsin su käest, et mida see aeg on muutnud sinu jaoks või kuidas on emaks saatmine sind muutnud? Et siis mis sul esmalt tuleb pähe? Ma arvan, et võib-olla mind inimesena see ei olegi nii palju muutnud, kuivõrd see on ikkagi muutnud minu elu kulgemist. Seda muidugi kõigepealt ma tahaks öelda, et seda kõvasti rikastanud. Aga mis veel on tore, et tänu nagu lapse kasvamisele olen ma ikkagi väga palju kokku puutunud tema vanuste või tema eakaaslaste emadega siis nii-öelda. No nagu sinugagi me suhtleme ju tegelikult rohkem just nagu tänu lastele. Et minu tutvusringkond on ikkagi selle 10 aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud. Ja need sellised suhtlemised emadega, teiste emadega, et sellest on alati tuge olnud. Meil on alati väga lõbus olnud. Ja see on päris selline märkimisväärne osa elus, eks ju, kus sa tegeled lapsega, kus sa võib-olla oma asjadele ei saa nii palju enam nagu tähelepanu pöörata. Aga siis, et sul on alati inimesed ümber, kes on samas situatsioonis, kellel on omad kogemused, võib-olla rohkemgi seal, kellel on mitu last olnud, eks ju. Ja et igavuse üle me vist kurta ei saa, ma arvan. Aga kas nüüd emadus on midagi sellist, mida sa kujutasid ette? Et kas siis, kui sa ei olnud veel ema, kas sa kujutasid ette, et selline see emaks olemine siis ongi? Või olid sul nagu tegelikult hoopis teistsugused ootused? Mul oli ikkagi nagu selge nägemus sellest peremudelist, et kuidas me nagu mehega koos kasvatame last, eks ju, ja milline see kõik siis saab olema ja tegelikult elu tegi ikkagi omad muutused, et ma jäin sisuliselt 4 minutiga sai minust üksik ema, üks Ingmar isa ju suri hästi ootamatult. Nii et see mudel nagu varises kokku. Aga siis, et sellest esialgsest pühendumisest teha kõike ideaalselt, jõuda nagu asjadega valmis, et sellest ma vaatasin, et niimoodi enam edasi ei saa, et tuleb leppida ikkagi ka olukorraga, kus kõik ei saa nii hästi olema. Ja siis, ja lõpuks kulgeski niimoodi. Et ei saagi olla ma mingi superema, aga ma saan anda endast parima, mis hetkel võimalik. Et mul endal võib-olla oli ka niimoodi, et mul oli ühesugune nägemus, aga see reaalsus oli tegelikult hoopiski nagu teissugune. Isegi siis, kui te kõik koos olite. Ja, et ma mäletan, et enne esimese lapse sündi ma lugesin igasugu beebiraamatuid asju, väga hoolega lugesin, joonisin alla seal. Ja mul oli ikkagi nägemus, et mina küll nagu nii ei tee, vaid kuidagi ma arvasin, et kasvatus on palju lihtsam. Ma mõtlesin nagu, et mul selliseid probleeme küll ei tule, et lapsed nagu nii hakkavad ise lihtsalt koristama, et ma lihtsalt ütlen, et korista ära ja kohe koristavadki. Ja mulle tundus see kuidagi palju lihtsam, kui see tegelikult on. Et tegelikult paljud asjad nagu nii lihtsad ei olegi. Aga minul näiteks, minul ei olnud üldse aega raamatuid lugeda. Ja ma väga palju tegin nagu intuitsiooniga. Ja pärast hiljem siis keegi mulle rääkis kuskilt, mida ta luges, siis ma nagu hindasin oma tegevust, et kas see nüüd siis läks nagu raamatu järgi kokku sellega. Ja ma lugesin neid beebiraamatud, mis anti ka sünnitusmajast kaasa, minust mingitest perekooli loengutest, et kuidas imiku eest hoolitseda, sest see tundus tegelikult väga suur kunst. Alguses mul oli küll nagu kartus selles suhtes, et kuidas ma saan hakkama. Ma tea, kus sul oli ka selline kartus, et tundus ma just mõtlen, et kõik see periood, mis oli see, kui ta verbaalselt ennast ei väljendanud, oli ikkagi väga raske. Minu jaoks. Just see, et ma ei saanud talt nagu tagasisidet muud kui nagu kuidagi mingi tunnetuse. No mul võib-olla oli niimoodi, et kui ma nüüd lugesin raamatust ja kui mul endal veel reaalselt last ei olnud, kui alles kõhubeebi oli, et võib-olla see tegelikkus ei olnud ikkagi nagu nii raske, et just tegelikult emadel on see intuitsioon, et sa õpid tegelikult saama aru, mida ta parasjagu vajab. Et minu arust nagu see beebi iga, see oli niivõrd eriline ja ma
ja mõlema lapse puhul tegelikult ma mõtlen sellest ajast kui väga heast ajast, et mul oli just see tunne, et ma tahaks, et see beebi iga kestaks kauem. Ma nagu kuidagi ei tahtnud, ma tahtsin, et see aeg nagu veniks või et ta nagu ei saaks nii ruttu suuremaks. Nagu ma mäletan, et see beebi, et mulle nii meeldis see, kui nagu lapsed olid beebid. Ja, aga mina mäletan ka seda, et mul oli tihtilugu õhtuks ikkagi täiesti läbikukkumise tunne. Et see asi ei läinud nii, seda ma ei tea, kas ma tegin õieti. Ja siis ma magasin öö ära ja siis, kui ta hommikul nagu ärkas ja ta ärkas alati hästi rõõmsalt kuidagi siputas, andis nagu märku, et kõik eelnev päev on nagu unustatud. Ja siis ma nagu jällegi läksin uuesti uuele ringile. Mõtlesin, no neist, kuidas täna siis õnnestub. Et tegelikult ma ikkagi elasin päev korraga. Ja mingeid nagu plaane kui selliseid nagu ei saanud üldse teha tegelikult. Sa ei teadnud ealesid, kuidas see järgmine päev välja näeb. Kas ta on seal vankrist nii kaua, et sa jalutad taga näiteks kellegi juurde külla või ta tahab, et sa viiks ta varem koju. Mis iganes. Kui kaua sa lapsega kodus olid niimoodi, et sa tööle ei käinud? No ma ikka maksimumi võtsin, aga ütleme siis, et seal, kui see 1,5 aastat sai nagu läbi, eks ju, siis ma ikkagi hakkasin, no algus nagu vähema koormusega tööl. Aga kas sa tahtsid minna, kas sa tundsid, et ei, ma oleks olnud veel, sellepärast, et kuna ikkagi laps minu ellu tuli ju suhteliselt hilja, et siis ma leidsin pigem et ma olen kõik oma töötamised, rabelemised nagu enne ära teinud, et ega ma ei kibelenud küll. Et minu jaoks oli mõnes mõttes nagu see puhkus nagu preemia selle eest, et mul on nüüd veel laps ja noh, ma saan kodus olla. Mulle ikka meeldis jah. Nii et sa oleksid olnud veel kodus, et sa ei tulnud nagu sellist... No jah, et ma pigem nagu raha pärast või majanduslikus mõttes ja noh, võib-olla ka, et ikkagi kuigi palju jah, et saada nagu uuesti inimeste sekka rohkem ja, aga ma alati nagu vahtisin kella lõpuks, et nüüd et see kodutulek oli kuidagi selline, et nüüd ma lähen, nüüd ma ei venita enam, et noh, et see ongi nagu see oma heaolu, et praegu, kui ta nii palju suurem on juba, et siis tihtilugu jääd mõne kolleegiga rääkima või no võtad seal kuskil endal mingi vaba aja pärast tööl, aga kui ta oli ikkagi väike, siis selliseid asju nagu ei olnud, no täpselt nüüd ma tulen. Ja mees oli siis ju kodus või ega tal ju midagi häda ei olnud. Aga ma tundsin nagu tohutut vastutust. Et nad ootavad mind koju ja ega ma ei tea, kas ta nii väga ootaski. Sest et vaatamata minu sellisele kanaemadusele, ega ta väga mu külge ei klammerdunud. Et kui me läksime näiteks mingisse võõrasse paika, siis ta kui ei olnud see, et ta ei oleks julgenud kuskile minna või midagi. Et ta oli niimoodi, et pani pigem nagu ise ees minema. Et tihti lugu on oot, et ma ei, et kus sa lähed nüüd üksi. Ei, minu lapsed on ka olnud sellised, nagu, et tähendab uues kohas ikkagi ja pigem hästi julged. Jah, tõenäoliselt ongi mingi huvi, mis neid nagu viib edasi. Ja siis ma mõtlen, et ju siis ma oma usaldust kuidagi tema silmis ikkagi jutustasin, et ta teadis, et küll ema järgneb. Aga kui sul oleks võimalus, nii et sa ei peaks näiteks tööl käima? Kas sa oleksid hea meelega, näiteks oleksidki ainult kodune ema? No praegu enam mitte. See on ikkagi selline vajadus, et... Siis kui ta nagu väeti on või kui sa midagi tunned, et ta on selline väeti ja õrn ja õpib oma seal neid oskusi ja on kõik nii keeruline minu arust lapsel nagu kõike omandada. Just, et kasvamine on keeruline protsess. Ja siis... Aga nüüd ikkagi see iseseisvuse vajadus on olemas. Et ma ise olen ka viimasel ajal just eriti mõelnud selle üle, et mis siis on muutunud. Üks asi on võib-olla see, et ma mõistan paremini oma vanemaid. Et võib-olla, kui ma ise veel ema ei olnud, et ma võib-olla kuidagi kippusin mõnda asja kas hukka mõistma või niimoodi nagu enda vanemate puhul. Aga praegu ma saan paljustki aru. Ja ma saan ka tegelikult näen kuidagi seda, et kui raske võib olla tegelikult vanemaks olemine. Eriti siis, kui laps on nagu kuidagi väga kangekaelne või umbes niimoodi, et sa kuidagi vaatad nagu teise pilguga võib-olla ja hakkad hindama seda tööd, mida vanemad on teinud nagu sinuga. Et vähemalt mul on olnud nagu selline tunne. Päevas ma arvan, mitu korda tuleb see mingi asi, mida on raske lahendada. Ja siis sa mõtled, et vahepeal ma mõtlen niimoodi, et erinevus on ikka poistel ja tüdrukutel. Ja minu ema on seda näiteks ütlenud. Ei et poiss on ikka hoopis teistsugune. Siis ma vahepeal olen
mõtlen, et meie olime õega tüdrukud, meil vist neid muresid ei olnud. aga kas ta on öelnud ka, et mis siis on poisist teistmoodi või? Et mismoodi see no poiss võib-olla mitte teistsugune nii on? konkreetselt, aga noh, kõik ütleme see ohutusega seotud see ta kihutab seal kuskil jalgrattaga ja et noh, kuidagi tüdrukud on võib-olla nagu ettevaatlikud. ja võib-olla mingi kangus. aga ma arvan, et see võib-olla See ei on ole võib-olla kõikidel sama. lapseteline võib-olla. jah. Ja teine asi on see, et nagu see mustrite teema, mida ma olen ka mõelnud, et missugused eelnevate põlvkondade mustrid on minu sees. Et ma olen nagu hakanud teadvustama seda, et mis on see muster, mis põlvest põlve edasi kandub. Ja mis on siis see, mida ma tahaks nagu muuta. Et need on nagu sellised mõtted, mida enne emaks saamist ei ole nagu kuidagi võimalik mõelda või lihtsalt, et kui sa saad emaks, siis tegelikult see maailm muutub hetkega täielikult, on ju. Aga mida aasta edasi, et nagu seda rohkem veel tegelikult kuidagi neid muudatusi välja tuleb. Või et ja noh, samas on ka see, et sa oled sunnitud teatud asjas iseennast nagu ületama või ka võib-olla mõnes asjas ennast nagu muutma. Nagu just, et noh, seeläbi, et kui sa tahad nagu tegelikult nagu lapsele midagi õpetada, nagu sa saad ju õpetada nagu neid omadusi, milline sa ise tegelikult oled. Et sa hakkad võib-olla mõtlema ka iseenda üle rohkem ja oma tegevuse üle. Ja samas just mitte õpetada neid omadusi, mida sa tunned, mis ei ole sul tugevad omadused. Jah. Et jälgida, et ta ei läheks nagu nende asjadega võib-olla kaasa. Jah, just. Võtaks mult nagu parima. Et selline enesereflektsioon või mõtlemine oma tegevuse ja tagajärgede üle. Ja minu arust see on just nagu üksik vanema puhul ongi keeruline, et kui on nagu 2, siis ta võtab mõlemalt. Nüüd oled nagu ainult sina ja ta näeb ainult seda ühte. Et oleks kindlasti palju rikkam ja kui oleks teine täiskasvanu ja siis ta näeks tema mingeid iseloomu omadusi. Aga kindlasti on midagi ka geenides juba nii palju kaasas. Et ega siis kasvata, kuidas kasvatad, mingid asjad ei saagi ära kasvatatuseks. Ma arvan. Nii, aga nüüd me oleme siin erinevaid mõtteid vahetanud, et mõni asi kuidagi ma sain nagu sinu vastuseid kuulates veelgi selgemaks, aga samas on ikkagi kuidagi see teema on alati minu juures selline, mida tuleb alati rääkida. Ja selles mõttes, et kus nagu neid vastuseid ei ole lõplikke ja kus küsimusi on alati. See on ka alati väga helde teema, et sa ei tohi kunagi teisele emale midagi öelda sellist kritiseerivat, eks ju. Just. Ja igaüks ikkagi on oma mõtetes ju teeb ju kõige paremaid asju oma lapse. Et siinkohal võikski et igaüks tegelikult selle asemel, et mõnda teist ema kritiseerida, peaks võib-olla püüdma ennast panna nagu tema rolli. Ja mõtlema võib-olla samamoodi, et keegi teine võib ju minu kohta nagu samamoodi nagu öelda. Kas või tänaval näed mingit olukorda. Samas ma olen mõtlenud sama asja ka, et kui mina oma lapsega kuskil tänaval seal võib-olla ei sobi see kõikidele, eks ju, mis seal parasjagu. Ja et mis siis mõeldakse, eks ju. Ma olen ka mõelnud, et mis mõeldakse, kui on mingi kriitiline olukord, mis mõeldakse. Aga samas ma mõtlen, et okei, tähendab, ma pean ise see olukorra praegu lahendama. Ma püüan nagu mitte hoolida sellest, mis mõtlevad teised nagu. Nagu sest kui mul on selline keeruline hetk on ju, siis okei, need teised võivadki mõelda halvasti, aga ma ei saa seda teiste mõtet nagu endasse võtta. Ma olen ikkagi sellest üle. Ma ütlen endale, et okei, see oli nagu keeruline ja kriitiline olukord. Ja ma tegelen sellega, aga ma ei hakka ennast halvasti tundma sellepärast, et teised võisid nagu halvasti sellest mõelda. Aga kuidas sa tunned ennast muidu range emana? Ei, ma arvan, et ma olen liiga leebe. Jah, ma just mõtlesin just sellele, et ma vist ei ole see range ema. Et kuigi ma nõuan ja olen vahepeal karm ja niimoodi. Aga nagu üldises plaanis pigem kaldun sinna. Ma arvan, et mul on ka loomupärane leebus, mis ei tule, mis kasvatuses üldse kasuks. Aga samas ma ei saa oma loomuse vastu ka minna. Lihtsalt kuidagi. Et ma ei saa olla lihtsalt järele. Jah, aga ma püüan nagu seda nagu viimasel ajal teha kõik nii nagu teatud asjades, et ma ütlen lapsele, et piir on ees. Ja, seda küll. Ja ma püüan ise endas ka nagu siis kõigepealt otsustada, et nüüd ongi nagu selles siis piir ees ja et ma ei anna nagu järele. Nagu sest lihtne nagu järele anda. Ja ma olen andnud järele, küll. Aga lihtsalt see ka, et
et tihtilugu nagu on see kehtestamine, et vot ma nagu ei saagi sellest aru, et kehtestamine kehtestamise pärast, et tegelikult mõne asja puhul ma ei pea ju ennast kehtestama, et ma võin ju natuke järgi anda, sellest ei juhtu midagi. See ei ole midagi sellist, mis hakkaks kuidagi edaspidi mõjutama tema käitumist või tema, ma ei tea, mis nõudmisi või mis. Et ma kunagi ei kehtesta ennast nagu kehtestamise pärast. Just, et sa ei kehtesta ennast võimu pärast, sest on ka näiteks vanemaid, kes nagu teevad seda võimu pärast. Kui on et nagu minu sõna peab jääma peale. Kui nad lasevad asja lõdvemaks, siis kaob nagu kontroll. Eks ju, et nii palju ma nagu tunnen, et ma suudan nagu asja ohjata. No ja ma arvan, et kõige tähtsam on ikkagi selline usalduslik ja lähedane suhe lapsega ja see, et sinu kui ema süda oleks tegelikult rahul. Et kui sa juba hakkad mõtlema, et ma ei pea üldse seda asja nõudma, et see on mingi võimu pärast enese kehtestamine, et siis sa nagu ei peagi. Et ma arvan, et kunagi ei või nagu, sellepärast, et minu sõna nüüd peale peaks jääma midagi nagu nõuda või nagu, jah. Aga ma arvan, et me vist nüüd paneme kaamerad kinni ja me räägime edasi siin veel nagu neid ja muidki teemasid. Et aitäh, et vaatasite ja kohtumiseni juba uutel teemadel.